täna õhtul mul on selline teema, kus ma räägin väepealikust Joabist. Muidugi lihtsam ja parem oleks, ütleme, ja on parem kindlasti nendel inimestel, kes on ise nagu tuttavad piiblist selle mehega. Ta oli, Taaveti väepealik ja ta lugu on üsna pikk, sest nagu Taaveti lugu on ka piiblis üsna pikalt kirjutatud ja ka tema elust on üsna mitmed asjad. Ja sellepärast on täna nagu see sõnum, vaata, see puudutab nagu kahte moodi. See puudutab Taavetit, kes oli, antud hetkel selles riigis juhiks ja siis tema ühte olulist sulast, võiks ütelda, tema abilist Joabi. Ja nüüd seda Joabi käitumist täna siin vaatame ja vaatame ka kuningas Taavetit natukese ja võib-olla jõuame isegi veel mõned teised inimesed, kes seal Taaveti ümbruses olid, nendele ka natukese tähelepanu pöörata. Ja ma usun, et siin on õppida nendel, kes on juhi positsioonis, siin on õppida nendel, kes on abilise positsioonis. Ja sellepärast, et kiitus Jumalale, et piibel kirjutab nendest asjadest ja meil on nagu see võimalus tegelikult nagu nendest asjadest õppida. Nüüd, eks see sõnum puudutab tegelikult väga tugevalt puudutab inimloomust. Kui nüüd Taavetit me võtame täna, ütleme ka täiesti selliselt, et ta oli ka Jeesuse prototüüp. Nii kui kuningate raamatud on selliselt, et Jeesus on see võitud kuningas nendes raamatutes ja siis need inimesed, need maised kuningad. Nii nagu meie ka, tegelikult me peame olema ka ju tegelikult need, kelle kaudu Kristus on välja paistmas. Ja kui nüüd me mõtleme selle peale, kui hästi siis meist see välja paistab või kuidas see on, siis ma usun, et me võtame väga suure rõõmuga vastu, kuidas see Taavetist välja paistab. Sest Taavetil on tegelikult seal väga mõned olulised miinused, mille juures me täna ka peatume ja kus ta eksis ja kus ta tegi väga halvasti ja õpime sellest. Jeesusel seda ei olnud, aga kiitus Jumalale, et meie inimestena saame olla issanda tunnistajad. Olenemata oma puudustest ja vigadest kõigil, mis meil neid igal ühel ju tegelikult jagub. Nii et täna mõtleme selle peale, nii et paljastub tegelikult inimloomus, paljastub see Joabi kaudu, Taaveti kaudu, aga paljastub ka tegelikult see nagu Jumala selline plaan, kuidas ta tegelikult tarvitab juhtisid, kuidas ta tarvitab kuningaid ja kuidas ta tahab, et kuningatel oleksid sellised väärikad abilised, kes oskaksid toetada ja aidata ka nagu sellisel õigel moel. Nii ta on. Nüüd ka selline lugu, et mõned sellised küsimused, mis ma ise esitasin, vast tulen nagu nende juurde ka nagu sellisel moel, kui jutt edasi nagu läheb. Nii et see on abiliste teema ja see on juhtide teema, millest räägin. Ja nüüd on nii, et abilised on, veel ütlen ühe niisuguse mõtte, abilistele tegelikult, lähedastele abilistele paistavad väga paljud asjad kätte. Informatsiooni on tegelikult juhi kohta on väga palju. Nii kui öeldakse, et koristajal on ka kõik majavõtmed käes, tema saab igale poole. Teised inimesed igale poole ei pääse, aga see on suur vastutus, kui sa oled kuskil lähedal, kui sa oled ka juhile lähedal, sa pead tegelikult oskama nagu ka targasti käituda, sest kõik info, mida sa tead, ei ole lihtsalt niisama tarvitamiseks, vaid seda peab oskama targalt tarvitada. Kallid, Jumal teab meist kõike ja kui targalt ta tegelikult meiega käitub. Kui ta tõmbaks kõik lagedale, kui Jumal oleks tagarääkija, mis meist siis järgi jääks, jookseksime laiali siit, tead, et kui ta hakkaks siin praegu taga rääkima meid, et kes te siuksed siin kõik olete, eks, sest ta ju teab meid, aga kiitus Jumalale, ta armastab meid ja ta käitub väga tegelikult viisakalt. Ta ootab tegelikult, et meie inimestena oleksime need, kes me meelt parandaksime ja hoopis oma elu korda seaksime, kui ka meie vead ja asjad esile tulevad, siis Jumala vaim näitab neid sellepärast, et me tegelikult alanduksime tema ees ja teeksime oma elusid korda. Nüüd meil kõigil on selline asi, mida Jumal on meile kinkinud, meil on vaba tahe. Aga meil on ka vaba tahe, oma tahe allutada Jumala tahtele. Vaata, see on tegelikult üks selline väga oluline asi, et kuniks me selle juurde nagu jõuame, et vahetada see oma vaba tahe tegelikult selle Jumala tahte vastu, et need asjad meie elus võiksid olla nagu selliselt korras. Vaata, kallid, see on ju kõige ilusam, mida me üldse elus teha saame. Saad sa aru, me ei pea mitte kellegile teisele inimesele alistuma, sest et see oleks, ei oleks ju midagi erilist, toredat võiks ütelda. Aga Jumal üksnes ootab tegelikult, et me alistuksime nagu talle. Ja see on kõige ilusam, mis me saame teha, sellepärast, et tema tahe ka meie endi koha pealt on kindlasti kõige parem, mis võib olla. Ja sellepärast aidaku Jumal täna tunnetada tõde. Vaata, see on, piiblis on see, kui selline tunnetamise küsimus nagu üles tõstetud, et me tunnetame tõe, aga me sageli
võtame seda kuidagi lihtsalt, aga ma loen, ennem kui veel sõna juurde edasi läheme, nagu selle tunnetamise koha pealt, et kuidas Jeesus seda õpetas. see on Johannese evangeeliumi 8. peatüki salmid 31 ja 32. Ja siis on siin nõnda Jeesuse poolt öeldud. Jeesus siis ütles juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. No vot, need 2 salmi, mis praegu lugesin. Aga tõde tunnetada lahus Jumala sõnast mõttu. Kui te jääte minu sõnasse, vaata, siis on see võimalik. Siis me oleme need Jeesuse õpilased ja järgijad ja siis me tegelikult tunnetame tõde. Niisama meil võib olla igasugu tundeid ja mõtteid peas. See ei maksa mitte kui midagi. Kui sa Jumala sõna ei tunne ja ei oska kokku sellega panna neid oma tundeid ja kontrollida lausa neid üle, võtta neid Kristuse sõna kuulelikkusse. Ja järgmine asi on kindlasti selle tunnetamise juures on tähtis, on püha vaim. Johannese 16, 13, 14 on järgmine koht, mida loen. Aga kui tema, tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind ja võtab minu omast ja kuulutab teile. Nii et siin Jeesus räägib, et püha vaim tuleb ja püha vaim ei tule mingit suvalist asja tegema. Ta võtab Jeesuse käest, avab neid asju, juhib meid selle tõe sisse, nii et püha vaim on väga, väga oluline, abiline selle juures. Ja siis kindlasti nagu Jeesus ise ütleb enda kohta, et mina olen see tee, tõde, elu, Johannese 14.6, kus ta ütleb, et mina olen tee, tõde ja elu ja ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Nii et need asjad, et Jumala sõna on tegelikult väga tähtsa koha peal ja püha vaim on väga tähtsa koha peal ja sellepärast, kallid, täna olgu ka nii, et kui oleme selle sõna juures, kui me räägime täna teistest, räägime Taavetist, räägime Joabist, et siis olgu püha vaim aitamas, et meie arusaamine võiks olla ka selline, mis oleks meile tegelikult õnnistuseks. Nüüd on nii, et püüangi siis minna natukese otseselt mõne asja juurde, mida ma tahan nimetada, millest ma püüan täna rääkida. Ütlen sedasi, et Taavetil olid omad nõrgad kohad. Ja mõni nõrk koht oli eriti seotud ka just tema väepealiku Joabiga. Ja vaata, milline hetk oli tegelikult tema elus, kui ta ühel päeval tahtis saada lahti Uuriast, siis ta saatis Joabile kirja, et lükka teda lahingus ette, et Uuria surma saaks. No see oli, ütleme nüüd, kuninga ja ta väepealiku vaheline asi. No praegu käivad ka sõjad, me ei tea, mis kirju ja sõnumeid seal üksteisele saadetakse, mida tehakse, aga ajalugu näitab, et niimoodi tegelikult tehakse. Ja isegi meie kallis kuningas Taavet tegi niimoodi. Ja see asi sai tehtud. Joab tegi selle asja ära, lükkas Uuria sinna ette, Uuria sai surma, saatis sõnumi tagasi, kuule, see ülesanne on täidetud, et üks sinu kangelane, vägev võitleja on sinu soovil hukkunud. Ja oligi asi nagu sellega ühel pool. No muidugi Jumala jaoks ei olnud asi kuskil ühel pool, vaid et Jumal saab oma prohveti ja paljastab Taaveti ja Taavet õnneks parandab meelt ja see lugu läheb edasi. Aga vaata, milline võti oli tegelikult nüüd, võiks ütelda, Joabi käes. Ja sellepärast Taavet ei saanudki kogu oma elu, võiks ütelda, Joabi üle kohut mõista. Ta oli sobinud seda teha, sest ta oli niisuguse käki kokku keeranud, võiks ütelda. Ta oli paljas alasti tegelikult selle Joabi ees. Ja sellepärast me teame, et kui Taavet sureb, siis enne seda ta ütleb oma pojale Salomonile, ütleb sedasi, kuule, sina siis viid täide Joabi koha pealt surmanuhtluse, sest see mees oli seda ka mitmekordselt nagu ära teeninud. Ja sellepärast, aga ta ise seda teha ei saanud ja nüüd on niimoodi, et üks selline väga raske seik tegelikult, mis oli nende omavahel. Ja nii, et see oli üks Taaveti viga, mis oli siis Joabi ees just ka väga otseselt sündinud. Joabi elus oli väga palju kavalusi. Tema tegelikult ajas ka väga palju oma tahet taga, ta seal kogu aeg vaatas sedasi, et temal oleks hästi, kõrvaldades teisi, tappes teisi, ütleme, et elas nagu sellist elu ja puhastas enda ümber ja vaatas, et tal oleks kogu aeg soodne. Nii et sellised tõsised momendid. Nüüd, kes me piiblit tunneme, vaata, seal oli niimoodi, et mina küsisin issanda käest ühe sellise küsimuse, et miks Joab tahtis väga seda, et Absalom tuleks tagasi. Kes jälle, me ei jõua täna kõigest asjadest pikalt rääkida, lihtsalt viitan teatud asju. Kui tahad, loe piibel läbi ja saad kõik teada. Ja aga vaata, lugu on selline,
et noh, ütleme tüli, mis tekkis siis ütleme Absalomi, Taaveti poja ja Taaveti vahel, mis läks väga teravaks, kuni selleni, et Taavet on siis põgenemas oma poja eest ja on täitsa suur sõjaline konflikt ja asi kõik, mis sündis. ja nüüd on niimoodi, et noh, ütleme, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et vahepeal oli ju see tegelikult Absalom lihtsalt ise läinud ära ja oli kaugele ära läinud, sellepärast et kui ta seal oli oma venna tapnud ja noh, ütleme, et ja ära põgenenud, noh, ütleme, siis nagu harjuti nagu selle koha pealt. aga Joab oli see mees, kes väga tahtis, et Absalom tuleks tagasi. Taaveti initsiatiivi selles ei olnud, aga Joab väga tahtis. aga ma küsisin issanda käest, aga miks see Joab seda väga tahtis? aga ta tahtis sellepärast, ma sain nagu sellise vastuse, et ta võiks jälle omada nagu rohkem kontrolli Taaveti üle. Sest ta nägi sedasi, et see üks nõrk koht, mis oli selles peres sündinud, oli kuidagi nagu kõrvale jäänud. ja ta igatses väga, et see oleks jälle nagu teravamalt olemas, et see Absalom oleks tagasi ja see tüli, mis oli juba perekonnas nagu alguse saanud, et see läheks suuremaks ja no põhimõtteliselt ta läkski väga suureks kuni sõjani välja. aga see oli niimoodi, et see oli Joabi selline soov. ega ta ei hoolinud, kui me tähelepanelikult loeme, ei ta hoolinud Taavetist, ei ta hoolinud Joabist. sest et kui ta oli selle Joabi tagasi toonud, siis me näeme sedasi, et no Joab tahtis väga saada oma isaga kokku, sest et seda kohtumist ka kohe ei toimunud, see venis, ma ei tea, oma paar aastat või mis seal oli, eks. ja siis on niimoodi, et see Absalom ju pistab selle põllu põlema sellel Joabil ja siis tekib noh, kui need teravad situatsioonid juba on, siis toimub see Taavetiga kohtumine Absalomil ja need asjad nagu käivad ja nagu sellisel moel. nii et Joabi koha pealt me näeme sedasi, et ega ta eriti kelleski ei jooninud. ta ise vaatas sedasi, et mis teeb tegelikult temale elu nagu pehmemaks ja toredamaks, et ta saaks paremini oma ümbrust kontrollida ja neid asju ta tegelikult vaikselt muudkui korraldas. ja nüüd ütleme, et seal on väga mitmeid selliseid momente. üks moment, millele ma mõtlesin, oli veel, kes mäletab sedasi, kui see, ütleme, Joab oli tapnud tegelikult Absalomi, mida Taavet oli väga palunud, et ärge tehke seda. et olgugi, et sõda oli just selle Absalomi pärast ja see vastasseis oli, aga Taavetil oli ikka, et oma poeg ütles, et ärge puutuke seda noorukest ja Joab just nimelt tappis. teised ei julgenud seda teha, aga Joab läks, tegi selle asja ära. ja nüüd on niimoodi, et noh, kui see Absalom on surnud ja seal on väga niisugused sümboolsed momendid, et Taavet oli tegelikult läinud üle Jordani. no sellest võiks täitsa oma pildi saada, sest tuldi üle Jordani, aga Taavet oli tegelikult taganenud ja läinud tegelikult üle Jordani. ja siis oli Taaveti tagasitulemine tegelikult jälle nagu sealt Jordani tagant uuesti. ja seal on jälle tegelikult väga mängus on Joab. ta hakkab, noh, ütleme, teda häiris, et Taavet nagu ise midagi ei tee. Sest et Taavetit, kui lugeda seal väga hoolikalt seda, sa näed sedasi, et Taavet ütles, et no läheb, kuidas läheb. noh, et ütleme, kaotan oma kuninga koha või vahet ei ole. ta oli tegelikult noh, niimoodi usaldamas ennast Jumala kätte. aga Joabile meeldis ikkagi see, et kuule, ise tuleks midagi korraldada. siis ta läks, et kuule, mida sa siin leinad ja noh, ütleme, et ja räägib, et nüüd sa neid vihkad neid, kes sind armastavad ja armastad neid, kes sind vihkavad ja noh, teeb seal oma juttu ja noh, tirib tegelikult nagu Taaveti välja, et praegusel hetkel sa pead tulema rahva ette, sa pead jälle hakkama nagu tegutsema ja lükkab nagu väga taga ja noh, käib jälle seal, võiks ütelda, lausa nagu täitsa manipuleerides, sest et no väärikas oleks olnud, no kui kuningas leinab, no las ta siis leinab, niikaua kui ta leinapäevad täis saavad. aga mitte sedasi, et keegi tuleb sellel leina ajal teda torkima, aga me näeme sedasi, et Joab ei kannatanud seda asja, vaid ta käis tegelikult torkimas. tal oli see tahtmine tegelikult väga ise rooli hoida. Sest et vaata, kui mingid sündmused olid, siis oli nagu väga tähtis oli see, et ta sai nagu kogeda sedasi, et praegusel hetkel on ikkagi rool otsapidi ka tema peos ja tema suudab jälle siin midagi keerata ja juhtida neid olukordasid, kuidas need peaksid edasi liikuma. Ja nii ta on. Nii et, ja kallid, meil on õppida nendest lugudest tegelikult väga palju. Eks meilgi on samasuguseid lugusid, meil on ka, kellel on ülemusi ja kes on abilised ja ma usun sedasi, et me täna saame palju selliseid ilusaid juhiseid, et kuidas tegelikult võiks käituda. Ja et see oleks nagu õige. Nii et saame tegelikult õppida ja ma ütlen sedasi, et las ta olla täna täpselt nii. Kes saab aru, saagu aru, kes aru ei saa. Võib-olla Jumal juhib mõne inimese, nagu ütles ka mulle, et aastate pärast võib seda jutlust kuulata, kui tal seda on vaja. Aga tänaseks on see sõna mulle antud ja sellepärast mina pean seda rääkima ja ma räägin seda ja sellepärast ja ma usun, et mitmele on see tegelikult on see õnnistuseks ja tegelikult ka täitsa otseseks kasuks. Et oskaksime õieti ja hästi ka käituda. Nüüd mul on nii, et
mul on 3 koha peal neid märkmeid ja sellepärast ma võtan 1. ja 2. ja 3. kohast ja püüan neid lihtsalt siis jagada, nii kuidas on. No lihtsalt, kui Joabi koha pealt ütelda seda, ütlen ühte sellist momenti tema elu koha pealt, et ta lõpuks tegelikult sai siis surmanuhtluse, no see on seal Saalomoni poolt juba, kuidas seda siis täide viiakse ja sest ta elu oli tegelikult teeninud selle ära, ta oli, no ütleme, väepealik olnud, aga ta tegelikult kuidagi nagu ei saanud au, mida ta oleks võinud ühe väepealikuna saada. Ja kui lugeda nii, siis ütleme, mõlemast kohast nii ajaraamatust kui ka kuningate raamatust, siis on nagu tähele panna nagu ühte sellist asja, et põhimõtteliselt on niimoodi, et Joab ei ole Taaveti kangelaste hulgas. Ja teate, mis ma ütlen? Joabi relvakandja on kangelaste hulgas. Kallid, abilise roll on superroll tegelikult olla. Vastutus palju väiksem, täidad teatud asju, mis on vaja täita, aga kangelaste hulka võid saada. Ja sellepärast see, kuidas selle nimi oli, kas Nahori või kuidas ta Nahari on selle Joabi sõjariistade kandja nimi, see on esimese ajaraamatu 11. peatüki 39. salmis on kirjas, kus on räägitud Naharist, et kangelaste hulgas oli see abiline. Kallid abilised, kes te olete Jumala riigis, me kõik peame olema need Kristuse abilised, me võime olla need kangelased, me võime olla need usukangelased siin, kui ma täna mõtlesin nende usukangelaste peale, kes on, nüüd ütleme, Hebra 11. peatükis, no on ka teod, võiks ütelda, teed ühe korraliku ohvri, mis Jumalale meeldib. No tee elus see üks korralik ohver, mis Jumalale meeldib. Ja ongi su kangelastegu tehtud. Või sa oled lihtsalt see, et sa oled see nii ustav kõndija, ma ei hakka neid nimesidki nimetama, kes seal kõndisid, et sa oled usukangelaste tegelikult reas oma kõndimisega või sa lihtsalt tegid laeva, me kõik teame, kes selle laeva tegi, ja oled usukangelane selle kaudu või olid lihtsalt selline, et kes oskasid oma lapsi nii õnnistada. Noh, nii kui seal 2 tükki õnnistasid. Iisak ja Jakob, ütlen need välja, mõlemad õnnistasid, nad on sellega usukangelaste reas, et nad õnnistasid. Ja sellepärast on niimoodi, et on see siis väga raske tegu teha, et oma lapsi õnnistada või oma järeltulet sugu õnnistada. Ja sa võid olla usukangelane selle kaudu. Ja sellepärast nii ta on. Ja või siis oled lihtsalt see kuulekas, nii nagu seal ütleme, meie usuisa Abraham teadeks kõnnib ja läheb ja kus ta peab kõike minema. Lihtsalt on tema elu on selline või Mooses, kes jätab midagi seal need paleed maha ja näeb Jumala rahvaga vaeva ja või oled, vaata, mõne inimese kangelastegu kestis võib-olla aastakümneid. Aga teisel on üks kord nii koor Rahab, võtab salakuulajad vastu seal natukeseks ajaks, saadab nad ära ja kangelastegu tehtud ja igavesti nimi kirjas, et jõudsid kohale nende kangelaste hulka. Ja sellepärast, kallid, täna näed, lihtsalt ma räägin sedasi, et me vahest igatseme väga tegelikult suuri asju teha. Aga ma täna räägin Joabist, kes oleks pidanud olema üks Taaveti ustav abiline, vähem oma pead vaevama ja igasuguse asju välja mõtlema, vaid tegema seda tegelikult, mida kuningas soovis, sest ta oli kuninga väepealik ja ta oleks pidanud tegelema nende asjadega. Ja sellepärast on, kallid, ma täna nagu räägin seda mõtet, et vaata, ära alahinda seda positsiooni, kui sa saad kuskil olla tegelikult abiline. Võib-olla saad kunagi, kui sa oled hea abiline, saad ka täitsa positsiooni selle tõttu, et sa oled hea abiline, nagu Jooso oli seda. Ja sa võid positsiooni saada, aga kui sa oled kehva abiline, no milleks sind positsiooni panna? Ei ole mingisugust mõtet, sest et kui sa ei oska selles olukorras käituda, siis ütleme, su õppetunnid jäävad seal nagu saamata, et sulle ka saaks nagu rohkemat usaldada. Uues testamendis on väeülematest mõned ilusad pildid, eks, seal Mattiuse 8:5 on räägitud väeülemast, kelle usku Jeesus tõstis esile. Et Jeesus, tead, ma ei ole väärt, et sa mu kotta tuled, ütle üks sõna. Vaata, see oli väepealik, see oli Rooma väepealik, keda Jeesus nii kõrgelt hindas. Või siis apostlite teod 10. peatükis on Kornelius, jälle väepealik. Ma räägin täna nendest väepealikest, kes kuskile allusid, kes ei olnud ise, nendel olid oma alluvad, aga nende alluvus oli tegelikult nendele suurematele kogu aeg, kes olid nende üle. Ja see Kornelius oli samuti üks väepealik, kes oli jumala kartlik ja jumalale väga tegelikult meelepärane. Ja üldises mõttes on nii, et nagu Paulus Timoteuse kirjas kirjutab, me kõik oleme tegelikult selles sõduri seisuses. Kui ta selle pildi võtab seal, et 2. Timoteuse 2. peatükk, 3.-4. salm, ta ütleb, et meil tuleb kurja kannatada,
no viitsid sa kurja kannatada või hakkad kohe vastu? tead, meil on niisugune, no mis asja kurja kannatada. aga Paulus kirjutab Timoteosele, aga kannata kurja, nagu üks õilissõdur. lihtsalt kannatadki kurja ära ja ära ennast oma igasuguste argielu askeldustega koorma ja annab niisugused nõuanded. ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõna. ma ütlesin, täna meil on Jumala sõna. tunnetate tõe, püha vaim peab aitama. see ei ole ühe puuga kõikidele, aga ma usun sedasi, et vaata, meil on igalühel see tunnetamise koht, kus me peame nagu sellele asjale pihta saama, et kuidas on tegelikult, nagu on õige käituda. Nüüd, kes olid Taaveti nende kangelaste hulgas? no teeme näiteks lahti ka, siis on nagu isegi toredam vaadata. Siis on näiteks selline, et esimese ajaraamatu 11. peatüki, kus ajaraamat kirjutab Taaveti kangelastest. Ja nüüd täna need kangelased olid kõik ju tegelikult olid Taaveti abilised. Ja sest, et ma nüüd räägin Joabist, aga tal oli nagu see abilise puudujääk ja sellepärast ma pean nagu rääkima nendest teistest ka ja esimese ajaraamatu 11 juhime tähelepanu, kes seal olid. tead, kes said kangelasteks? Said samuti Joabi vennad. Joabil olid vennad, oli Abisai ja oli Asael. 2 venda oli veel, ühesõnaga Joabil, ja nemad mõlemad on, üks on esimese ajaraamatu 11:20 on, Abisaist on nimetatud, kes on seal nendes kangelaste nimekirjas. Ja Abisai, Joabi vend, oli nende 30 peamees ja tema lennutas oma piigi 300 vastu ja lõi neid maha ja ta oli nende 30 hulgas kuulus. No see 30 oli nagu eriline grupp seal. 26 salm on räägitud siis teisest Joabi vennast, sõjakangelased olid Asael, Joabi vend. Tema tegudest rohkem ei räägita, aga igatahes vaata, sinna kangelaste ritta ta sai sisse. Ja teate, kes veel oli sõjakangelane? Täitsa lõpust on siis, kui ütelda poolt on seal 41 salm, eks. Uuria, Uuria, kelle Taavet laskis ära tappa, aga medali sai rinda. Sellepärast, et kangelaste hulgas oli ta igal juhul. Ja nüüd, kui ma ennem juba nimetasin seda Nahraid, ja siis ammonlane, Selek on siin 39 salm esimene, aga siis on Nahrai, Joabi seru ja poja sõjariistade kandja. Ja samamoodi kangelaste hulgas. Ja sellepärast, kallid, nii see tegelikkuses on, et ei ole mitte, alandav koht olla abiliste hulgas. Joab ei saanud, abiline sai. Aga vaata, need asjad tegelikult, kuidas Jumal meid täna ka hindab, on väga seotud nagu meie südamehoiakutega. Ja nüüd, kui Joabi südamehoiakud ei olnud kõige paremad, siis on väga palju neid ilusaid, kes olid Taaveti juures väga ilusa südamehoiakuga. Kui siin on lahti meil see ajaraamatu 12. peatükk ka praegusel hetkel, siis on üks ilus pealkiri siin. Taaveti poolehoidjad Siklaagis. Taaveti poolehoidjad Siklaagis. Täna on Jeesuse poolehoidjad siin Võrus, on täna siin koos. Sest me oleme Jeesuse poolehoidjad, me oleme tulnud siia lihtsalt sellepärast, et me armastame oma missandat ja me tuleme sellise südamega. Aga siis ma lihtsalt loen sulle neid momente, mis mulle silma nagu jäid, näiteks 24 salm, ta juurde järjest muudkui inimesed tulid, erinevalt, 24 salm on öeldud niimoodi, et osad tulid Taaveti juurde Hebronisse issanda käsul. Mõned on niimoodi me kogudusse tulnud ka, et kui issand käskis, pidi tulema. Ja on ka siin ilusti, kiitus Jumalale. Kes tuli issanda käsul, väga hea, tulid siia. Siis tulid 3000 tulid Benjamini poegi Sauli vendi, 3030 salm ütleb siin seda, sest seni hoidus enamik neist ustavalt Sauli soo poole. Aga nüüd, kui Taavet oli kuningas, siis üks osa leidis sedasi, et kuule, täiesti okei on praegusel hetkel nii, et kui me läheme sinna Taaveti juurde ja tulid täiesti siira südamega. 12:38 olid ühed sellised tulijad, kelle kohta on öeldud selline iseloomustus, et nemad siis olid, kes aega mõistsid, on 33, ma olen selle 3 kirjutanud nagu 8 juba, ruttasin. Iskaskari poegadest, kes aega mõistsid ja kes teadsid, mida Iisrael pidi tegema. Vaata, kas me tajume nagu seda aega, milles me praegusel hetkel oleme? Kõik ei peagi tajuma, eks? Aga olid need, kes taipasid tegelikult, et mis on periood, milline on olukorda aeg, ja nad tulid tegelikult sellel ajal, teate, millal nad tulid? Siis, kui Taavet ei olnud veel ju kuninga positsioonis, Taavet oli Siklaagis, ta oli,
Sauli eest veel põgenemas. See on kõik, isegi need penemlased ja kõik, kes sellel hetkel tulid. See on ju, saate nagu aru, et siin on räägitud, ei, see on sõjavägi Hebronis, ennem, kes tulid sedasi. aga ütleme, et kes seda aega nagu mõistavad. Kallid, praegusel hetkel on nii, meie issand ei ole kuulus praegusel hetkel, ütleme, siin maailmas. Ei ole ta Võrus esikoha peal, et nüüd kõige tähtsam on Jeesus, et üle kõige ta on. Aga vaata, täna meie tuleme tegelikult, vaata sellel ajal, kui issand ei ole üldse kuulus, me tuleme tegelikult tema juurde. Ja selleks, ja me tuleme oma armastusega, tuleme oma 12:34, nad tulid siis, kes olid sõjaks varustatud, võitlusvalmid, siirad ja üksmeelsed ja tahaks uskuda, et me täpselt niisugune rahvas oleme ka siin selles paigas koos. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime lihtsalt täna nagu õppida nende käest, kuidas tegelikult tuleb kuninga juurde tulla. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see sõna meile täna selliselt on antud. Esimene Ajaraamatu 12:23 on see Siklagi periood veel. Öeldi, et iga päev tulid. No kui nüüd ütelda, vaata, see on niimoodi, me oleme täna siin. Aga miskipärast me oleme täna siia tulnud. Ma ei hakka täna küsima, mis sa tulid, tead, eks. Aga sa millegipärast tulid, eks. Ja sellepärast see on selline, see on nii isiklik asi, võiks ütelda nagu Jumala ja inimese vahel, et aga tullakse. Ja siis 12:23 on, vaata, kui tore on öeldi, sest iga päev tuldi Taaveti juurde, iga päev tullakse Kristuse juurde. Tuldi Taavetile appi, kuni ta sõjavägi sai suureks, otse kui Jumala sõjavägi. See toimus, just Siklagis just ka see lugu. Ja sellest see toimub praegusel hetkel ka. Ja see ei saagi tegelikult olla niimoodi, vaata, me vahest tahaksime puhuda selle värgi nii super huvitavaks, et inimesed tuleksid selle pärast. Ei ole vaja, inimesed peavad tulema, kuidas ütelda, et kui me Jeesus on, võiks ütelda, ta on taevas ülendatud, aga siin selles maailmas on ta niikuinii veel praegusel hetkel alandatud. Ja kui ta tuleb pilvedel, küll siis paljud käituvad teistmoodi. Aga praegusel hetkel meie käitume tegelikult väga teadlikult, alandudes tema ette, armastades seda, hoides tema poole ja vastavalt oma arusaamisele tegelikult nagu tuleme tema juurde ja tulemegi tegelikult sellesse sulase positsiooni, mille kaudu me võime kangelasteks saada. Ja sellepärast näed, võid täitsa läbi põleda selle kangelaseks saamisega, aga võid ka tegelikult täitsa kohale jõuda. Nii ta on. Nii et nüüd teen lahti neid kirjakohtasid, mis on siin, ütleme, üldse siis Joabi koha pealt. Ma lugesin nagu põhimõtteliselt kõik kirjakohad läbi, mis Joabi kohta räägitakse, nüüd teen niisuguseid lühikesi kommentaare, mis mu silma nagu jäid, kui ma seda tegin. No nii, ütleme, et juba olen rääkinud Joabi vendadest ja nüüd on niimoodi, et üks Joabi vend oli, vaata, kui tema kangelasteost rääkida, siis tuleb meelde tuletada seda, kui Taavet oli Sauli eest põgenemas ja ühel korral, kui ta läks sinna magavasse leeri, siis tuli Joabi vend, Abisai tuli temaga kaasa. Abisai tahtis ka seal rohkem tegutseda, aga Taavet ütles, et ei, et me võtame ainult piigi ja kruusi ja pärast lihtsalt hüüame sellele Abnerile, et kuule, mis sa magad, et miks sa oma kuningat Sauli seal ei valva ja nad tegid seda. Nii et Joabi üks vendadest, kui me rääkisime kui kangelasest, ta oli tõesti ka väga selline siis abivalmis. Nüüd teise Samueli teises peatükis on üks selline lugu, millest olen kunagi jutlustanud ja rääkinud, et sõjaga ei tohi mängida. Aga see juhtus pärast seda, kui, ütleme, Saul oli juba surnud ja Abner, võiks ütelda, nendel ei vedanud kumbagi, võiks ütelda ei Saulil ega Taavetil. Sest ega see Abner oli ka kehva väejuht oli. Sest et see oli ka, see haaras võimu, vägistas seal, mina ei tea, seal Taaveti seda liignaisi ja täielik niisugune, õiendas seal vastu selle Mefibosetile, et mida sa ütled mulle, et sa ei tohi midagi ütelda. Käis manipuleerimas, käis seal samamoodi, et ma toon rahva su juurde, käis sinna Taaveti poole pakkumas ja tead, see maailm on samasugune. Kuule, lennukid lendavad praegusel hetkel, manipuleerivad siin ja sealpool, kõik see värk käib. Täna praegusel hetkel me istume siin Jumala kojas. Aga muidu see maailm elab täpselt niisugust elu, nagu piiblist loed. Ja nüüd on niimoodi, et aga Joab ja Abner siis saavad seal kokku ja siis on niimoodi ja Abner ühesõnaga tahab seal teha siis seda, et kuule, teeme seda sõjamängu ja hakkavad seal kauplema, tegid. No tegelikult oli nii, et Abner omad said kõvasti peksa seal ja siis nad ikkagi lõpuks lõpetavad selle sõja, aga selles oli tegelikult juba oli suurt kaotust. Ja nüüd on niimoodi, et aga mis selle sõjamängu ajal juhtus? Juhtus üks paha lugu, Abner ütleb nüüd küll sellele Joabi vennale Asaelile, et kuule, ära jookse mulle järgi, ma löön su maha, tead. Asael muudkui jooksis järgi ja Abner lõi ta maha.
no sealt jäi muidugi Joabil üks okas hinge, sest tema lihane vend tegelikult sai selles sõjamängus, mida nad mängisid, sai surma. ja sellepärast ta hakkas otsima tegelikult, ütleme, nagu siis seda, ütleme, võimalust, et kuidas ta saaks selle Abneri ära tappa ja sai ka. Abner tuli seal vahepeal Taaveti juurde, vahepeal läks ära, Joab meelitas seda tagasi ja siis lihtsalt tapab. Tema tapmised olid tegelikult salalikud ja salalikud. Hoiduge salalikkusest. Kallid, sa ei pea olema niimoodi, et sul on mingi oda või mõõk või peos, et sa oled salalik. Sa võid olla lihtsalt salalik oma sõnadega, oma käitumise värkiga. Pangeme maha kõik igasuguse salalikkuse. See ei kõlba mitte kuskile, sellepärast et Jumala ees on see igal juhul näha. Ja nüüd on niimoodi, kui ta siis selle Abneri tappis ära seal lihtsalt niimoodi, siis Taavetile see absoluutselt ei meeldinud. Siis on niimoodi, et Taavet leinab täitsa südames, see oli teise riigi sõjaväe pealik. Ja ta leinab teda, võiks ütelda sellise, palju on ütelda võib teise riigi, aga teise kuninga, eks, Sauli oma, kes oli kogu aeg tema vastu nagu sõdimas ja ta leinab teda. Ja sellepärast, vaata, kui ilus on tegelikult Taavet. Ja nii, et ja nüüd on niimoodi, et aga Joab oli selline väeülem, kes tegelikult jälle tegi selliseid asju lihtsalt ise otsustades ja lihtsalt ta tegi, ütleme, oma kuninga kõrval neid otsuseid, mida ta ei oleks mitte sugugi tohtinud teha. Nüüd on nii, et ühe seiga tahaksin rääkida ja see on 2 Samueli 10. peatükk. Ja see on õppimiseks meile ka, see ei ole päris nagu see lugu tänase õhtu jaoks. Aga ma saan aru, et meil on selline arusaav Jumala rahvas, kes õpib Jumala sõnast ja see on väga tugev õppetund, mis on 2 Samueli 10. peatükist. Ja see on ka, ajaraamatus on ka sellest kirjutatud, aga siit ühest kohast loeme. Vaata, on selline lugu, on ammonlaste kuningas sureb. Ja nüüd oli niimoodi, et Taavetile oli see ammonlaste kuningas teinud head. Nüüd on uus kuningas Haanun. Ja nüüd Taavet ütles, et ma tahan teha sellele ammonlaste kuningale head ja saadab oma delegatsiooni sinna. Ja läheb sinna. Aga see kuningas, nüüd, kes oli saanud äsja võimule, tegelikult mõnitas Taaveti sulaseid. Sellepärast ta võttis nende sulased kinni ja mis ta tegi, ajas nendel pool habet maha ja lõikas riided istmiku peal pooleks ja saatis nad nõnda minema, lihtsalt mõnitas. Kallid, praegusel hetkel on niimoodi, et võib-olla neid habemeid ei aeta. Ja võib-olla Peeter kunagi ajas neid habemeid, ma mõtlen Peeter esimest ja tegelikult nende habemetega ka, aga praegusel ajal mõnitatakse ükstapuha mis moel. Kas internetis või kohas või kohtumistel ja kas kätte andes või mitte andes või niisugune, osatakse mõnitada, küll oskavad. Selle puudust ei ole. Aga teate, mis selle tagajärjel juhtus? Kui keegi on heatahtlik su suhtes ja sa kuritarvitad seda, siis tegelikult on niimoodi, õpetussõnades on räägitud Jumala poolt ka, et tegelikult selle peal tuleb ka Jumala karistus. Ja siin juhtus sedasi, et nüüd on niimoodi, et ammonlased said ise ka aru, et nüüd on Taavet nii vihane, siis nad palkasid veel süürlased appi, et lähme sõdime nende siis ühesõnaga Taaveti vastu seal. Aga tegelikult nad said väga suure kaotuse osaliseks ja lihtsalt ühe halva käitumise pärast. Kallid, mul on mure meie riigi pärast. Me riigi halva käitumise pärast. See tõmbab tegelikult lihtsalt halvad olukorrad meie peale. Ja sellepärast, kallid, teeme kõik niimoodi, et meie isiklikud käitumised, suhtumised oleksid head. Sellepärast, et mitte kedagi ei saa mõnitada. Meil ei ole absoluutselt õigust. Vaata, kuidas Jeesus õpetab, ei tohi kellegi kohta ütelda halvasti. Et see on nagu tapmine, mitte midagi tegelikult teha ei tohi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on sellised lood piiblis. Ainuke häda on see, et nähtavasti meie juhid ei loe seda, sest ma usun, et paljudel tuleks Jumala kartus peale, kui niisuguseid lugusid nagu tunneks. Aga paraku meie, kes me oleme siin, praegu saame õppida ja sellepärast olgu see nii, et õpetame oma lastele, räägime nendest asjadest, ütleme, et ma ei tea, kui palju on näiteks seda lugu loetud, et neid habemeid ja pükse lõhki lõigatakse oma lastele kodus õhtujutuna, aga täitsa sobib lugeda, milline tulemus tuleb sellest, kui teise hea tegu tegelikult võetakse niimoodi vastu. No nii. Ja siis on niimoodi, et see 2 Samueli 11. peatükk ongi see niisugune asi, et vaata, Taavet läks siis Betseba juurde selles peatükis, aga siis kuningas ei läinud sõtta, kuigi oli kuningate sõttamineku aeg. Tead, piiblis on niisugune huvitav väljend, et on kuningate sõttamineku aeg. See on just kui praegusel hetkel ka. Kõik kuningad muudkui trügivad sõtta. Võta neid riike värki, kõik
kõik järjest muudkui tirivad sõtta, muudkui hakkavad tegema, need, kes pole ammu sõdinud ka, nüüd on suured sõjamehed valmis, tead, eks, et niisugune sõtamineku aeg on tulnud, siis oli ka. Aga Taavet seekord ei läinud ja Joab oli seal ja Taavet hoopis teeb seal pattu naabrinaisega ja juhtuvad need lood. Aga siis Joab läks seda rabat piirama. Ja ütleme, et seda lugu me juba rääkisime, et kuidas Taavet seal läbi kukkus, kui ta siis selle uurija tapmise tegelikult korraldab. Ja nii ta on. Nüüd teise Samueli 12. peatükis seal lõpupoole on räägitud sellest ühest asjast. Ja ma juhin ka sellele tähelepanu, et ja millele ma lõpuni vastust ei saanud, aga lihtsalt jätan sulle ka mõtlemise maad. Ja kui on, pange uks kinni, ütlen teile seda ka, võib julgelt ust liigutada. Nüüd on selline lugu, Joab läheb rabat vallutama ja ta käitub tegelikult väga viisakalt, et tal see läks tegelikult, ütleme, üsna hästi. Ja vaata, selle koha pealt ma mõtlen, et ma ei räägi täna ainult Joabist halba, vaid räägin head ka. Sest kui hästi käitub on ja 12 salmi ja 28, kui ta oli seal rabat vallutanud, siis ja nüüd kogu kokku ta räägib seda Taavetile, ülejäänud rahvas ja löö leere üles linna alla ning valluta see, et mitte mina ei vallutaks linna ja et seda ei nimetataks minu nime järgi, Joabi nime järgi. Sellel hetkel oli ta õiges positsioonis, leidis, et tuleb töötada kuninga jaoks. Ja siis ongi niimoodi, Taavet kogus rahva kokku, sõdis selle vastu ja vallutas selle. Ja nüüd on niimoodi esimese ajaraamatu 20. peatükis ka räägitud seda lugu aga ma ütlen selle raske koha ka, millest ma lõpuni aru ei saanud. Ja uuri sina seda ka ja proovi sellest aru saada. Vaata, see on see salm 31. mis siin selles on, et mida Taavet tegi selle rahvaga, kui ta seal selle raba vallutas. Mida ta siis tegi või mida ta ei teinud. Ja üsna raske on sellest aru saada, aga mõelge. Ja rahva, kes seal oli, tõi ta välja, pani kivisaagide ja raudkirkade ja raudkirveste juurde ja laskis ta siis nad läbi minna telliskivahjudest. Nõnda ta talitas kõigi linnadega, ammolaste linnadega. Nii et ta kuidagi pani inimesed, tõi välja, pani kivisaagide, raudkirkade, raudkirveste ja laskis telliskivahjudest läbi minna. No kui siin on praegusel hetkel esimese ajaraamatu 20. ma loen siiski siia vahele, sest et vaevalt, kas te kõik viitsite lugema hakata, ma loen teile ära juba. Esimese aja 20. on lugeda meile nii 3. salmist. On see selline öeldud sedasi. Ja rahva, kes seal oli, tõi ta välja ja pani tööle saagide, kirkade ja kivisaagidega. Nõnda talitas Taavet kõigi ammonlaste linnadega. No siin oli lihtsalt, et pandi need, kuidas ütelda, need sõjavangid tööle. Aga kui siin nüüd lugeda need venekeelsed tõlkid ja lugeda seda nagu siit teisest Samulist, siis oli lihtsalt, et ikkagi, et lõi neid maha hoopis nende riistadega, mis seal olid. Nii et see jääb mulle lahtiseks, aga ma jätangi nagu mõtlemist teile ka ja ei ole nagu täitsa jumala ees ka seda küsinud, et kuule, et kuidapidi seda mõista, tõlgitud on kahte pidi. Et üks on lihtsalt, et pandi tööle, aga teise tõlked ütlevad seda lausat löödi lihtsalt maha nendes paikades ja kohtades. Nii et üks selline moment, aga ilus asi, mis selle juures oli, et Joab tuli, ütles, et kuule, Taavet, tule sina kohale, et au peab tegelikult sinule saama. Nüüd on niimoodi, et siis Joab oli selline väga suur jälgija, ta jälgis oma kuninga käitumist. Kui ta nägi, nüüd ma tulen nagu see on teise Samueli 14. peatükk, ma olen sellest natuke juba viitamis jutustanud, aga korraks viitan veel. Kui ta nägi seda, et Taavet nagu ütleme, hakkas nagu praegu teistmoodi suhtuma oma pojasse Absalomi, siis ta hakkas korraldama tegelikult Absalomi tagasitulekut. Kui Joab, Seruja poeg, märkas, et kuninga süda kaldus Absalomi poole, kuskilt ta selle üles noppis, siis ta otsis ühe targa naise, kes oli hea näitleja, kes tegi tema soovil ja juhendamisel ühe etenduse Taavetile, seal nende poegade lugu ja mis seal kõik oli, ei hakka seda rääkima, kuidas see oli. Ja ütleme, et ja siis on niimoodi, kui Taavet on seal ära, siis ühel hetkel taipab, et kuule, et siin on praegusel hetkel Joabi käsi mängus. Ühel hetkel taipas ära, et see käekiri on tegelikult väga tuttav ja kallid ja sellepärast niimoodi on. Ma ütlen,
ärme oleme meie nende etenduste tegijad. Mul on ka etendusi tehtud ja siis on vahest on niimoodi küsitud, mul üks etendus jäi eriti meelde. Räägitakse nii südamast mingisugust koledat lugu ja siis küsitakse pärast ja mina ka jah, lihtsalt võtsin vastu ja pärast oli nii, et tuli välja see lugu, et see, kes oli seda etendust saatnud tegema, siis küsib, et no kuidas Toivo reageeris? Nagu alati, mitte kuidagi. Tead, et ei võtnud sellest tuld, sellest jamast, mida püüti etendada. Ja sellepärast eks Taavetil ikka ka lõpuks jõudis kohale, et see on üks etendus, mis on praegusel hetkel korraldatud, aga mõju oli ikkagi, varsti oli Absalom tagasi kõige selle tõttu. Nüüd on niimoodi, et on üks mees Amasa, kelle kohta ma ei oska ka praegu rohkemat ütelda, kes tegelikult oli siis ühel hetkel Joabi asemel siis Absalomile, sest Absalom tõmbas riigi kaheks, oli temale väejuhiks. Oli siis ühesõnaga Taaveti vastu sõdimas seal ja oli seal, see on 2. Samueli 17:25, kus on räägitud sellest mõttest. Nüüd on niimoodi, et Joab tegelikult on niimoodi, ütleme, hiljem, Absalomi tapmisest me rääkisime, aga ta tapab tegelikult ära ka Amasa. Sest et vaata, mida Taavet tegi, Taavet ühel hetkel seal, see on 19. peatükk 2. Samuelis, ta paneb tegelikult Joabi asemele Amasa väepealikuks. No see oli muidugi Joabile tohutult solvav. Tema on suur väejuht, eluaeg siin slikerdanud juba ja nüüd on äkki kuningas ütleb niimoodi, loeme, kuidas Taavet ühel hetkel ütleb sedasi. See on pärast Absalomi leinamist ja ta ütleb Amasale ja öelge Amasale 19:14, eks ole mu luu ja liha, tehku Jumal minuga ükskõik, kui sina ei saa Joabi asemel mu väepealikuks kogu oma elu ajaks. Kogu oma elu ajaks. Ja viskab välja. No aga kas see mahtus nüüd Joabile hinge? Et tema koht lihtsalt ühel hetkel, praegusel hetkel, olgugi, et oli Taaveti poole peal sellel hetkel nagu sõdimas ja kõik, nüüd läheb Amasale. Tulemus on mis see? Jälle salalikult tapab selle Amasa ära. Ja need kaks asja läksid Joabile tegelikult selle surmanuhtluse maksma, nii Abneri tapmine kui Amasa tapmine. Ta lihtsalt kõrvaldas selle, keda Taavet sellel hetkel tõstis. Teate, räägime veel ühe Taaveti vea välja. Vaata, kui Taavet vallutas Jeruusalemma, ütleme, et kui ta seal oma kuninga positsiooni kõik kätte sai, siis ütles, et kes esimesena läheb ja vallutab ja teeb, see saab pealikuks. Ja teate, kes esimene oli? Osad, kes piiblit tunnevad, need teavad, see oli Joab. Aga ütle, kas niimoodi tasub endale neid pealikke otsida? Üks siuke auahne jooksis praegusel hetkel kõigest jõust, et seda positsiooni endale saada. Ja kallid, vaata, siit on meil nii palju õppida. Juhtidel on nii palju õppida sedasi, et kuule, abilisi ei tohi selliste konkurssidega endale võtta. Abilisi tuleb otsida meie Jumala ette, küsida, kes peab olema. Et normaalne see värk võiks olla. Aga niimoodi saadki endale sellised, aga kui sõna on välja käidud, eks, ja tal ei olnud pääsu, ta pidi seda tegema, et Joab saigi selle koha. Ja sellepärast on see nii, et ja näed, ja siis ta paneb ühel hetkel sellele Amasale see eluaegse tõotuse sinna peale, et saad olla sedasi. Aga me näeme sedasi, et Joab tapab Amasa ära, see juba 20 peatükk 9. salm ja läheb talle suud andma ja torkab teda tegelikult. Ütleme, et siuke vastikult tegelikult ta toimetas. Ja sellised momendid on. Ja kallid, sellepärast ma ütlen, et näed, ja siis tuleb, ütleme, kui Joabist veel rääkida, tuleb see Adonia mäss, mis tema samamoodi tahtis kuningaks saada. Siis on juba Joab avalikult on tegelikult reeturite hulgas, läheb Adonia poole üle, peab nõu, et kuidas siis Taaveti asemel kuningaks saada, olgugi, et Saalomonil oli see koht räägitud ja tõotatud ja kõik oli plaanitud, aga nad ikkagi püüdsid nagu midagi teha. Ja oli üks preester Ebertar ka ja sellepärast kallid. Mis me praegusel hetkel näeme? Kuule, reeturid leidub igal pool. Igas riigis, mis siin, kas siin sõdimad oma vahel, reedavad ja teevad ja sedasi. See maailm on täpselt samasugune. Aga täna, mis meil on õppida? Tead, ärme oleme sellised. Oleme ustavad. Ärme vahetame neid pooli kogu aeg, ärme otsime endale seda, tead, seda lihtsalt seda kergemat elu. Ja kui me oleme oma koha peal, kus selle relvakandja koha peal, näed, sa võid saada selle kangelase tiitli endale kätte lihtsalt selle tõttu, kui sa oled selline ustav olnud. Ja nüüd ongi nii, et see, kui seda lugu lõpetada, siis on selline, et kui Taavet siis on kui juba suremas enne seda, annab siis oma pojale käsud
tal on 3 käsku, mida ta annab, see on Esimese kuningate 2. peatükis. ja siis 5. salm, ja sina tead ka seda, mida Joab, Seruja poeg, on teinud minule, mida ta tegi 2 Iisraeli väepealikule, Abnerile, Neeri pojale ja Amasale, Jeteri pojale, kuidas ta nad tappis ning valas rahuajal sõjaverd, määrides sõjaverega oma vöö, mis tal oli puusadel ja jalatsid, mis tal olid jalas. ja siis seepärast talita oma tarkust mööda ja ära lase teda hallipäisena rahuga hauda minna. ja Salomon viib ka selle tegelikult täide. Siis Barsillai, kes tegi head Taavetile, siis teda kästi ülendada. Ja Siimei, kes oli üks seal, kes ühesõnaga sülitas ja pildus kive ja sealt oli Sauli poole pealt, temale pandi ka see koduarest, aga hiljem ta tegelikult rikkus seda ja temagi saab surma. Ja sellepärast, kallid, nii on. Aga nüüd, kui Joabist veel rääkida, kui ma ütlesin, et Joab läks Adonia poole üle, teate, mis olid, sellel mehel olid? Sellel olid hirmus head kõrvad. Vaata, seal oli niimoodi, et kui siis Taavet, kui seal, Adonia tegi enda kuningaks seal oma kambaga, aga seal samal ajal toimus ju tegelikult Jeruusalemmas Salomoni kuningaks tõstmine. Ja nüüd on niimoodi, et siis on nii, et oli äkki, 41 salm siit 1. peatükist, 1. kuningast, eks. Ja Adonia ja kõik kutsutud, kes olid ta juures, kuulsid seda just siis, kui nad olid söömise lõpetanud, et seal on. Ja kui Joab kuulis sarve häält, siis ta küsis, mis pärast kostab linnast niisugune kära? Sest et ta praegusel hetkel nagu taipas asja, et on. Ja tegelikkuses oligi niimoodi, et kuningas oli Jeruusalemmas juba olemas ja nende paleemängud, mis nad kuskil nurga taga tegid, olid üks ütelda täielikult ummikusse tegelikult olid juba jooksnud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et siit on nii tegelikult õppida. Teate, me oleme praegu jälle, võiks ütelda, keerulistes aegades, aga hoia rada. Tead, ütleme, et pöördelised ajad on rasked. Ma lugesin siin, et teise maailmasõja järgsed ajad ja kohutavad rasked, ütleme, et ega kerge aeg ei olnud ka, kui Nõukogude Liit lagunes ja kui paljud inimesed tegelikult selle ülemineku hetkel, kes surid ja ei leidnud töökohti ja ei leidnud uut kohta oma elus sellel hetkel ja see oli väga raske tegelikult. Meil ei olnud ennem, võiks ütelda, selliseid kodutute audasid, võiks ütelda, et ritta maetakse lihtsalt kuskile surnuaeda ja osad ilma nimeta. See tuli siis, kui Nõukogude Liit ära lagunes. Siis tuli meil hoopis niisugune keeruline aeg tuli kätte. Samasugune keeruline aeg on praegusel hetkel õhus, milles me oleme. See on noortele praegusel hetkel raske ja keeruline, milles me oleme. Aga ma mõtlen sedasi, et see tänane sõnum on selline, kuule, ära kaota oma seda aumeest enda sees, ära kaota oma väärikust, ära kaota oma neid asju, ära haara praegu üksta puhast, seisa. Tead, Jumal toob meie õiguse ja selguse esile ühel hetkel. Me peame need rasked hetked tegelikult lihtsalt üle elama ja kui me ei tõmble, siis meil läheb tegelikult väga hästi. Ja sellepärast, kui sa oled juht, ole üks selline hea juht, kui sa oled abiline, siis ole selline siiras abiline. Sellepärast, et tegelikult juhid väga tegelikult seda vajavad. Juhid vajavad seda, vaata, kes tõstavad esile nagu seda kuninga au. Üks ilus ütlemine, sellega nagu lõpetame täna selle jutu. Ja see on Esimese ajaraamatu 11. peatüki ja kas on 10. salm, ma vaatan, kui olen õieti kirjutanud, siis ta seal on. Ja Esimese ajaraamatu, mis ma ütlesin, 11. peatükk ja 10. salm on küll. Ja vaata, see algab niimoodi, need Taaveti sõjakangelaste koha pealt ja nendest peameestest, kellest on jutu. Ja need olid Taaveti kangelaste peamehed, kes koos kogu Iisraeliga teda toetasid kuninga ausse saamisel, teda issanda käsul kuningaks tõstes. Ja sellepärast, kallid, me oleme täna oma kuningate kuninga au tegelikult siin tõstmas. Aga seda sa saad tõsta siis, kui sul on see kvaliteet tegelikult, mis peab olema. Ma mõtlen, me ei suuda nagu issanda moodi olla. Aga võtame kõik need head omadused, mis olid Taavetis, jätame need halvad kõrvale ja võtame need head asjad, mis olid ka Joabis. Vaata, need on eeskujuks. Ja teate, siis me saame olla tegelikult oma kuningat siin selles maailmas au sisse tõstmas. Aga kes mind austab, seda austab tema. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et oleme võinud täna su sõnast õppida ühte sellist perioodi. Ma tänan sind, Jumal, et sa selle pildi mulle andsid ja andsid selle sõnumi tänaseks õhtuks jagada.
jumal, ma tänan sind, et mis ma olen ise tegelikult näinud ja olen rõõmustanud selle su sõna juures, aga isa, ma tahaks uskuda seda, et see on meile õnnistuseks ja kasuks, see on Kristuse ihule õnnistuseks ja kasuks, kes me, issand, peame olema sinu sulased siin selles maailmas. Et me ei ajaks suuri asju taga. isa, ma palun seda, et me ei oleks kord need, kelle kohta sa ütled, et kuule, ma ei tunne teid, sest teil olid mingid suured mõtted peas ja ajasite nagu ise mingit oma asja, aga unustasite ära selle, milleks issand tegelikult on meid kutsunud, et me oleksime, issand, sulle lihtsalt kuulekad, otsiksime sinu tahet, paneksime oma tahtmised kõrvale. isa, ma tahan paluda seda, et me kogudusena, kui läheme vastu sellele sügisperioodile, et me võiksime minna nagu sellise uue kvaliteediga vastu, et jumal, sinu tahtmine peab sündima siin koguduses. Oma tahtmised paneme maha. Ma tänan sind, Jumal, et siin möödunud pühapäeval oli lapse tunnistus, kes ütles, et Jumal, sinu tahtmine sündigu. Jumal, me peame saama sellisteks lasteks, et kus me usaldame tegelikult sinu tahtmist ja Jumal, ilmuta meile oma vaimu läbi, et me ei oleks need joabid, kes meil on siin mingisugused oma plaanid ja sahkerdama neid asju, vaid issand, et me võiksime olla need, kes me tõstame, issand, sinu au siin selles maailmas ja kes me võime saada nende usukangelaste hulka, kes käituvad õieti siin selles maailmas. Ja issand, me täname sind, et kui see on praegu see aeg veel, kus issand, sa ei ole au sees siin selles maailmas, aga meie poolt kuulub kogu au sulle, kogu kiitus sulle, kogu meie respekt, issand, me armastame sind, me austame sind, me teenime sind, me tahame olla sulle kuulekad. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.